Hea on, kallid vennad, õed, armsad sõbrad, et meie võime oma küsimustega tulla Jeesuse juurde ja tema vastab meile. Ma ei tea, milline on sinu küsimus, aga ühe vastuse, mida Jeesus on andnud, seda tahaksin teiega jagada. Johannes evangeeliumi 12. peatükist loeme 23. kuni 26. salmini. Aga Jeesus vastab neile ning ütleb: tund on tulnud, et inimese poega austataks. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei kuku mullasse ega sure, jääb ta üksi. Aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. Kes oma elu armastab, see kaotab selle. Ja kes oma elu vihkab siin maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kui keegi mind teenib, see järgigu mind. Ja kus mina olen, seal peab olema ka minu teenija. Ja kes mind teenib, seda tahab Isa austada. Aamen. Need meile paljudele tuttavad sõnad on Jeesuse vastuseks kreeklastele, kes ühel päeval tulid selle sooviga, et nemad võiksid Jeesust näha. Ilmselt need kreeklased päev enne olid ehk ka olnud pealtvaatajate hulgas, kuidas Jeesus pidulikult Jeruusalemma sisse sõitis kui tõeline kuningas. Ja nendel võis tekkida väga palju küsimusi, mis kõik ootasid vastust Jeesuse käest. Ilmselt soovisid nad mõndagi teada Galilea rabi poolt tõotatud päästmisest. On see poliitiline päästmine või sisaldab see veel midagi muud? On see ühendatud tema lubatud kuningriigiga, millal see kuningriik saab ellu rakendatud, milline on Jeesuse suhe juutide või heebrealaste jumalaga, milline on Jeesuse kujutlus elust ja tõest. Jeesus annab neile ka vastuse. Ma ei tea ütelda, kas vastus oli otsene või jüngrite kaudu see toimetati kreeklastele kätte, aga vastuse nemad omasid. Vastus on põhjapanevalt sügav, kuid ka mõistatuslik vastus. Arvan, et igal kogudusel seoses evangeeliumi nädalaga tõuseb üles probleeme, muresid, millega meie oma issanda ette läheme ja oleme läinud. Ja eelkõige see mure, et evangeeliumi kuulutuse nädal võiks olla edukas ja viljakas. Jeesus annab siin sügava vastuse, elulise pildiga nisuivast ja mullast. Tundub nii, et Jeesus tahaks meid nagu võtta käe kõrvale ja viia põllu äärde. Praegu talvisel ajal põld ei paku meile eriti midagi. Näeme lumega kaetud välju, puuduvad need värvide küllused, mis seal valitsevad suvel ja hilissuvel ning sügise alguses. Võib-olla silmal ei ole seal midagi vaadata, aga kui on tegemist taliviljadega, siis ometi meie teame, et seal lume all, seal mullapõues, seal on nisuivad mullas, et järgmisel aastal võiks meil olla leiba. Millega meie sooviksime kõige esmalt seosesse viia nisuiva? Nisuiva võib viia väga kasulikesse seostesse üsna mitmete asjadega ja need on ka vajalikud, kuid kõik peale arvatud ühe, kus on juttu nisuivast ja mullast. Need teised seosed räägivad meile nisuivast ilma mullata. Aga nisuiva ei ole ju liivatera, vaid temas on elu ja tema on kaugelt rohkem kui liivatera. Meie võiksime nisuiva viia seosesse igapäevase leivaga, kui hädavajalik on see meile, kui kasulik seos. Aga leib saaks varsti otsa, kui nisuiva kaotaks oma seose mullaga. Mõni aasta tagasi Leningradis näidati Tutankhamuni hauakambri aardeid. Muu hulgas aga olid ka mõned nisuterad. Ja seletuses seal jutustati, et need nisuterad, mis on aastatuhanded vanad, on siiski säilitanud oma idanemisvõime. Neid vaadeldes võis seal mõtiskleda ja imetleda ja seda tegid ka tuhanded inimesed.
Aga kui nüüd Jeesuse sõnu kasutada, siis olid need nisuterad ju jäänud üksi. Neid ei oldud mulda pandud ja nemad ehk küll säilitades eluvõime, aga olid siiski ilma meelevallata kasvada ja vilja kanda, kuna puudus ju see väga oluline, puudus nimelt muld. Nisuiva mulda panduna kannab vilja. Muld on selleks hädavajalik pinnas. Seal nisuivad tõusevad esile, eluidud. Üksnes viljatera seal oma surmas annab elu nüüd orase liblele, kõrrele ja vilja peale. Ja vaid surmas saab vabastatud see elujõud, mis vilja kandma hakkab, mida viljakest hoidis otse kui vangis. Otsman nii oma raamatus Tegevusvabadus vaimule räägib sellest murdmisest, mis peab tabama meie välispidist inimest, tema mõtete järgi meie hinge murdmine, et see elujõud võiks tõusta sealt esile ja kanda vilja. Palestiina tingimustes nisuivad andsid 60 ehk isegi 100 seemet parimal puhul. Ja seda siis, kui nad olid mulda pandud. Selle pildiga Jeesus andis kreeklastele vastuse ühelt poolt ja teiselt poolt käsitles ning rääkis siis endast ja oma surmast. Teine pilt, mis siit välja koorub, on nimelt Kristus ja tema surm. Ka moraalses maailmas, nii kui looduseski, elu voolab välja surmast. Selle elu allikaks on Jeesuse Kristuse Jumala Poja surm meie eest. Pühakiri ütleb, et temas on elu. Kes iial usub temasse, sellel on igavene elu. Need on evangeeliumi tõed. Need on sõnad, mille taga on Jumala vägi. Ja Jeesus neid on jätnud meile ja jutustab meile, aga nende kaudu, et nii kaua, kui Kristus on maa peal, on tema üksi. See jumalik elu küll eksisteerib, aga see ei ole veel saanud selle jõu, mida tema tegelikult eneses peidab. See on ainult vaid idudes, kuid surmas kõik see puhkeb alles esile ja paljundab ennast siis maailma suureks vaimulikuks lõikuseks. Kristuse surma vajalikkus on siin toodud sädelevalt esile eelpool mainitud pildiga nisuivast ja mullast. Kõik see jõuab haripunktile surma läbi. Inimese poeg saab selliselt austatud oma taevase isa poolt. Me hakkame nägema Jeesuse Kristuse sõnade taga Kristust mulda asetatuna. Juba Jeesus Kristus siia maa peale tulles, kui tema loobus taevasest aust, sai teiste sõnadega otse kui mulda asetatud. Nii oli tema au siin maa peal peidetud, meie ei näinud seda, kuid see ei olnud veel kõik. Jeesus Kristus suri. See igavese elus seeme, see pidi surema mullas ja lebas hauas sarnaselt seemnega mullas. Aga nii nagu elu tuleb esile rohelisena, värskena, hästi kasvavana, suure juurdekasvuga, nii ka üks surev Kristus. See kogus ja see kogub endale tuhandeid ja miljoneid elavaid kristlasi. Hingede päästmine selle tõttu ja sellest peale kuni aegade lõpuni võlgneb tänu Jeesuse Kristuse surmale meie pärast. Seetõttu on siis isa ja poeg austatud, kogudus säilunud, Kristuse maapealne ihu, müstiline ihu hoitud ja lõpuks saab ka täiusele viidud siis, kui aeg täis saab. Kristuse rist, millest eile õhtul meie kuulsime, mis meile sügavat mõju avaldas meie kalli vanemavenna poolt meile käsitletuna. Kristuse rist ja tema tühjaks jäänud haud, mis oli rumalus kreeklaste silmis ja komistuskiviks juutidele, see on muutunud Jumala tarkuseks ja Jumala väeks. Inimese poeg sai tõeliselt isast austatud. Aga Jeesus Kristus, kui tema neid sõnu rääkis ka midagi asenduslikust lepitusest Jumalaga.
Võib-olla see oli kreeklastele üsna arusaamatu jutt ja sellepärast Jeesus kasutaski pilti nisuivast, mis mulda asetatud, sest meie patuste inimestena oleksime pidanud surema. Aga meie eest tõi Jumal ohvriks oma ainusündinud poja ja tema suri, et sellega tuua lepitus inimesele ja nii kanda vilja, andes paljudele meelevalla saada Jumala lasteks usu ja kuulekuse kaudu. Kreeklased otsisid vastust küsimusele päästmisest ja Jeesus vastas, inimene võib saada päästetud Jeesuse Kristuse surma kaudu üksnes. Kreeklased otsisid vastust küsimusele Jeesuse kuninglikust valitsemisest ja jällegi Jeesus ütles, et Messia saab austatud surma kaudu. Kui nüüd Jeesus ei oleks nisuivana mulda langenud, siis poleks ka päästmist, poleks ka austamist isa poolt. Kristus ja surm on lahutamatult ja vajalikult seotud meie viljakusega Jumalale. Aga lõpuks Jeesus pühendab tähelepanu veel ühele kolmandale tähtsale seosele ja räägib jüngrist ja jüngri ristist. Mis on meile kui Kristuse järelkäijatele meie viljakaks Kristuse järgimiseks vajalik? Kanda jüngri risti. Teiste sõnadega see tähendab olla ka ise mulda pandud nisuiva. Võib-olla meie teame hästi suhetest Kristuse ristiga, aga milline on meie praktiline seos Kristuse kannatuse, surma ja tema ristiga? Jeesus rääkis ju korduvalt, et kes ei võta oma risti enesele, see ei saa olla ka tema jünger. Vaid nii meie alles omandame Kristuse asendusliku ohvri meie eest, selle, mida tema on teinud. Kuulsime täna uussünnist. See on hädavajalik, ilma selleta meie Jumalariiki ei saa. Ja see sünnib Jeesuse Kristuse suure ohvri tõttu, mis meid muudab tõeliselt liivateradest nisuivadeks. Teeb meid võimelisteks taevariigile vilja kandma. Kuid sellega ei lõppe Kristuse surma mõju meile, vaid seal on meil veel üsna palju ammendada Kristuse ristist meie uueks viljakaks eluks ja meie kasulikkuseks. Selleks peame oma risti enesele võtma. Meie ei saa Kristuse risti kanda, sest Kristuse ristil ainult on lunastav tähendus, aga meile on jäetud siiski rist ja seda meie peame kandma, selle meie peame vabatahtlikult enesele võtma ja siis meie kanname ka taevariigile vilja. Selleks aitab meid jällegi pilt nisuivast, mis mulda on asetatud. Selleks meie peame ise igaüks saama, muidu jääme viljatuteks Jumalale ja tema riigile. See, kes soovib üksnes vaid koguda iseenesele seda, mis on hukkuv, see hukkub ise ka kord kõige sellega koos. Kes aga püüab ennast ilma jätta sellest, mis on ajalik ja omane vaid sellele maailmale, see valmistab ennast samas ka kõrgema elu jaoks. Inimene peab teise järgulisena võtma sellesse maailma puutuvaid asju, teise saabuva maailma, tuleviku maailma taotlemise pärast. Keegi tark inimene on ütelnud, elu on enam kui vaid kuidagi äraelamine. Inimene, kes teeb oma elu peamiseks eesmärgiks maisete asjade pärast muretsemise, see sageli unustab Jumala ja unustab selle, et maised asjad on ainult ajalikud ja ajutised ja unustab uue saabuva elu ja ka sellega koos saabuva kohtu. Keegi on ütelnud, et meil tuleb matta oma maise elu isiklikud püüdlused, siis meie muutume Jumalale kasulikeks. Vaid surma kaudu tuleb see uus elu. Et issanda kogudus võiks olla elav ja evangeelne, selleks peavad nisuivad mulda langema. Meil tuleb kuulekuse teel järgida Jeesust. Mida see tähendab? See tähendab õppida Jeesuselt,
kes ütles, mina olen südamest alandlik ja tasane, õppige minust. See tähendab Kristuse meelsuse omandamist ja selles on siis nüüd ka risti kandmise saladus. Räägitakse kuninganna Elisabetist, kui tema oli veel väike, siis temale nii nagu kõikidele lastele üsna mõndagi keelati. Aga tema pahandas selle üle, ajas oma väikese rinna ette ja ütles, mina olen printsess ja mina teen, mis minule meeldib. Tema vanaisa, Inglise kuningas George V, aga võttis lapselapse käe kõrvale ja ütles, ei mu kallis, sellepärast, et sina oled printsess, just sellepärast sina ei või kunagi seda teha, mis sinule isiklikult üksnes vaid meeldib. Kui meie oleme kristlased, siis meie ei või seda teha, mis meile isiklikult meeldib, vaid meie peame sellest loobuma oma soovidest ja võtma vastu Kristuse soovid ning need täitma vastu vaidlematult. Cosmo Lang, Canterbury peapiiskop, enne seda, kui tema sellele kõrgele kohale sai, valmistus hiilgavaks karjääriks ilmalikes sfäärides. Kuid Jumala kartlik sõber juhtis tema mõtted ja tema südame usuküsimustele ja siis ta otsustas minna õppima usuteadust. Ühel päeval, kui ta kabelis palvetas sügavas harduses Jumala ees, kuulis tema ilmeksimatult häält, mis ütles talle, mul on sind tarvis. Meie võib-olla paljud pole niisugust häält kuulnud, aga võib-olla üks põhjuseks on, et meie ei ole ka suutnud oma isiklikke taotlusi maha matta. Alles siis kostub see Jumala hääl, mulle on sind tarvis, kui meie oleme võtnud risti enesele. Need, kes soovivad järgida Kristust, peavad vastu võtma ka issanda sisendavad sõnad. Jälgige mind ja tehke seda, mida mina teen. Kannatage, mida mina kannatan. Armastage, mida mina armastan. Uus elu on hädavajalik. Kui hea on sellest rääkida, kui hea on tunda, kuidas Jumala vaim sünnitab meid uuesti elavaks lootuseks igavikule ja Jumala riigile. Aga kui hea ja veel parem on, kui meie uueks saamisele lisanduvad kõrged vaimulikud taotlused ja meie võime ühel päeval ütelda koos Paulusega, nüüd ei ela mitte enam mina, vaid Jeesus Kristus elab minu sees. Või nagu Paulus ütles, ma tunnen ühte inimest Kristuses. Mitte enam, et ma tunnen niivõrd seda vana variseri, kes Gamalieli jalgade ees õppis, vaid ma tunnen inimest Jeesuses Kristuses. Teised ka võisid seda kinnitada, et see tõepoolest on tõsi. Kristlase viljakuseks on vajalik kogudus. Arvan seda kindlalt, kallid vennatõed, et kogudus just moodustab selle pinnase, selle mulla, milles leiab aset kristlase suremine. Jeesus ei ütelnud, et see nisuiva võiks ükskõik kus kohas olla, kas kalju peal või liiva sees, ja küll tema seal vaatamata kaljule või liivale ikkagi sureb ja vilja kannab. Vaid nisuiva peab saama mulda asetatud viljakasse pinnasesse. Eemal kogudusest, lahus sellest, mitte hinnates issanda kogudust, siis on tõeliseks viljakuseks nii sama vähe lootust kui nisuival liiva sees. Seal tõenäolikult taandarendatakse tagasi, tähendab liiva teraks. Meil on vaja Kristusega koos edasi minna. Koos õppida tema jalgade ees, koos paluda ja võidelda. Kallid vennad ja issand armastajad, kas sellest piisaks taeva riigile, kui vaid üksikud meie hulgas täna oleksid valmis järgnema meie issanda üleskutsele ja ennast laskma nisuivadena mulda asetada? Tõepoolest hea, kui issand leiab 1, 5 või 10 meie hulgast. Ka sellest võrsuks midagi taevariigile. Kuid ega meie 1, 10 või ka 15 või 100
viljatera pärast veel ei julge hakata rääkima põlluviljakusest. Kui nüüd issand ka leiaks meie hulgast, ütleme, 10 nisuiva, siis parimal juhul oleks saagikus 60 või 100 uut viljatera lõikuse päeval, kuid ilmselt sellest on siiski vähe. Ma ei oska ütelda, kui mitu nisuiva on tarvis ühe leiva jaoks. Võib olla, et ehk 100 või 1000 piisaks, aga sellest on ikkagi hulkadele ju vähe. Mõtle nüüd, kui palju peaks koguduses olema neid tõelisi nisuivasid, et evangeeliumi nädal võiks olla viljakas issanda koguduses. Möödunud sügisel, enne kui meil Nõmmel evangeeliumi nädal toimus, sai mulle see kuidagi väga nii rabavalt selgeks, kui palju peaks olema neid nisuivasid koguduses, et nädal võiks olla viljakas. Ja tõuseb küsimus, kui palju? Arvan, et mitte vähem kui terve kogudus. Mitte vähem kui kõik issanda koguduse liikmed. Ja kas oleks siin keegi, kes julgeks ennast välja jätta, kes julgeks ennast välja arvata issanda üleskutse hulka kuuluvatest? Sest meie peame midagi olulist enesest surma andma, teisiti vili jääb tulemata. Ega see kerge ei ole. Apostel Paulus kirjutas galaatlastele, mu lapsukesed, kelle pärast ma nüüd jälle olen lapse vaevas, kuni Kristus saab teie sees kuju. Kas meie oleme olnud evangeeliumi nädala pärast niisuguses vaevas, nagu seda on lapse vaev? Vaevas selle pärast, et Kristus võiks saada meie sees, meie keskel, meie evangeelsetel koosolekutel tõelise kuju. On see otse vaeva teinud, une silmist ära võtnud, meid pannud palvetama, ohvreid tooma meie issandale. Vennad, õed, meie suur ülesanne on Kristust kuulutada ja meie tuleme toime üksnes siis, kui nisuivadena saame mulda asetatud. Ühes vanas legendis räägitakse Jeesusest Kristusest, kuidas tema peale oma surma ja ülestõusmist pöördus tagasi taevasse. Üks inglitest kohtas teda ja esitas siis issandale küsimuse, nähes tema haavu. Ja ingel ütles talle nii, teie vist pidite kohutavalt kannatama maa peal. Ja Jeesus vastas, jah tõesti, see oli nii. Ja ingel seejärel küsis, kas nüüd kõik inimesed teavad, kuidas teie armastasite neid ja kannatasite nende eest. Ja Jeesus ütles, ei, kaugeltki mitte kõik ei tea. Sellest teavad ainult vähesed Palestiinas. Ja ingel küsis siis, kuidas teie mõtlete, et kõik inimesed sellest teada saavad. Ja Jeesus vastas sellele küsimusele, mina palusin Peetrust, ma palusin Johannest, ma palusin Jaakopust jutustada sellest teistele ja teised jälle omakorda jutustavad teistele inimestele, kuni kõik inimesed sellest teada saavad. Ingel aga tundis pisut inimesi ja ütles siis Jeesusele nii, mis aga siis saab, kui Johannes, Peetrus ja Jaakopus unustavad seda käsku täitmast, kui teistel ülejäänutel see ebaõnnestub ja aastad lähevad ning lõpuks enam keegi maa peal ei tea midagi teie ohvrist. Mis siis saab? Kas on olemas ka mingi teine, uus plaan teil välja mõeldud niisuguseks puhuks? Ja Jeesus vastas selle peale kindlasti, mina ei ole teinud mitte mingisuguseid teisi plaane, mina usaldan neid, Johannest, Peetrust ja Jaakopust ja kõiki teisi nendele järgnejaid. Vennad, õed, Jeesus Kristus on ka meid usaldanud. Tahaksin pöörduda, kallid usklikud inimesed, meie kõikide poole. Kas meie väärime Jeesuse Kristuse nii suurt usaldust? Meist sõltub väga palju, et inimesed teada saaksid Jeesuse kannatusest, surmast, ohvrist ja ülestõusmisest
ja see on tõsi, et meie ilma Jeesuseta ei saa midagi teha, aga ka see on tõsi, et ilma meieta tema töö ei lähe edasi. Kreeklased soovisid kord näha Jeesust Kristust, aga Jeesus selle asemel näitas neile mulda asetatud nisu iva, andes sellega edasi evangeeliumi, nagu keegi on ütelnud, miniatuuris, selle suure tõe. Nii nagu nisuiva viljakusel on vajalik muld ja nii nagu Kristusele oli vajalik Golgata rist, nii ka meile kui tema jüngritele on vaja kanda jüngri risti. Laskem siis, vennatõed, ennast mulda asetada. See ei ole meeldiv, see ei ole külgetõmbav, aga see on vajalik. Siis on taevariigil meist kasu, siis isa austab meid kord ja tasub meile õnnistustega siinses elus ja elukrooniga igavikus. Aamen.